koguduse tänumedali tekstiilikunstnik ja akadeemik Anu Rauale. Anu Raud on Viljandi vallas Heimtalis Kääriku talus elav ja tegutsev tekstiilikunstnik, kirjanik, Eesti Teaduste Akadeemia liige, Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor, Heimtali Koduloomuuseumi arendaja ja hooldaja, Viljandi Jaana koguduse liige. Ta on üks omanäolisemaid ja mitmekülgsemaid loojaid Eesti kunstis. Tema loomingu aluseks on meie rahvakunst ja tema juhendamise ja eeskujul on sirgunud terve põlvkond tekstiilikunstnikke ja käsitöölisi, kes ammutavad samuti inspiratsiooni rahvapärandist. Viljandi Jaani koguduse tänumedali pälvis Anu Raud silmapaistva panuse eest Viljandimaa ja Eesti kultuuriellu, kristlike väärtuste edendamise ja Viljandi Jaani koguduse toetamise eest. Paljud Anu Raua vaibad tuginevad piibellikele motiividele ja kristlikele sümbolitele, aga Anu on loonud ka otseselt kiriklikku kunsti. Viljandi Jaani kirikut kaunistavad Anu Raua vaibad ristivaip ja taevavedel, mis on kingitusena siia valmistatud. Tartu Jaani kirikut 4 liturgilises värvis altari ja kantslikatte. Vainupea kabelit kaunistab vaip Armuaeg, Tallinna Jaani kirikut Issa ristike ning Heimtali Peetri kirikut ristirahvas rõõmustab. Anu Raua vaibad on ka 2 Soome kirikus, Rukkilinnu Porvo kogudusemaja kabelis ja Rõõmusõnum Mikkeli toomkirikus. Kõigi nende vaipade juurde on Anu kirjutanud lühikesed, et sisult väga sügavad ja selged mõtisklused, mis aitavad vaipadesse kootud sõnumil paremini vaatajani jõuda ja puudutavad inimhinge vähemasti sama sügavalt kui vaimulik kujutus. Anu Raud on olnud aastakümneid Viljandi Jaani koguduse liige ning kuulunud ka koguduse nõukogusse. Lisaks vaimsele panusele on Anu ka selline koguduse liige, kes ikka ja jälle toetab kogudust oma annetustega ja sugugi mitte väikestes summades. Peaaegu alati, kui me kuulutame koguduses välja mõne korjanduse, olgu siis kiriku välisremontiks või kroonlühtrite taastamiseks, on Anu panus alati esimeste seas. Väga suure südamega ja väga abivalmis inimene. Veel eile õhtul umbes pool tundi peale seda, kui ma olin selle teksti avalikustanud, leidsin koguduse pangaarvelt järjekordse suure annetuse Anu Raualt. Ja korraks käis läbi peast mõte, et huvitav, kas see oli nüüd nagu kinnituseks või tõestuseks, et mu sõnad peavad paika. Aga kohe ma sain aru ja mulle tuli meelde, et Anul ei ole Facebooki. Ta ei ole saanud seda teksti kusagilt lugeda, vaid see, mida tema annab ja teeb, tuleb omaenese tahtel ja südamest ja sageli küsimata. Viimastel aastatel on Anu Raud pühendunud ka kirjanduslikule tegevusele. Tema sulest on ilmunud jutukogumikud Õnnevalajad, Päevaline torupilli, Hea karjane ning 6 ruudupõlv aken. Osav sõnaseadja ja jutuvestjana kõneleb autor neis raamatutest, asjadest ja suhetest, mis on ühtpidi väga lihtsad ja inimlikud, teisalt aga ajatud ja hindamatud. Viljandi Jaani koguduse tänumedalil on kujutatud Jaani kiriku nimipühakute, Püha Franciscuse ja Püha Johannesega seotud sümboleid. Ja täna üleantav tänumedal on järjekorras 5. Varem on selle pälvinud koguduse endine õpetaja Jaan Tammsalu, endine koguduse perenaine Leili Veidepalu, endine Viljandi muuseumi direktor ja Viljandi Vabadussamba taastamise üks eestvedajaid Jaak Pihlak ning kauaaegne koguduse juhatuse esimees, koolijuht ja poliitik Tarmo Muutus. Mul on nii Jaani koguduse õpetajana kui piiskopina kui ka isiklikult ääretult suur rõõm anda nüüd üle koos koguduse juhatuse esimeheks Marko Mägiga üle koguduse tänumedal Anu Rauale, kelle kohta ma olen korduvalt öelnud, et kui eestlastel Anu Rauda ei oleks, siis me peaksime ta välja mõtlema, nii nagu Voltaire kunagi Jumala kohta ütles, aga õnneks
on ta meil olemas ja siinsamas igas mõttes meie keskel. Palun, anna olegi tulevikust ja amekohutusele. Kinnitame selle sulle, eks ju, siia niimoodi, et ta välja paistaks. Ja siin on, ega me seda iga päev ei tee, näitan kõigepealt pildi jaoks ka ära. Et selline on see medal ja siis on siin selline miniatuur, mida võib kanda ka igapäevaselt. Marko, kas sa tuled? Tulen.